Simon Tompel, kultuuriühing Eesti Fotofestival asutaja ja tegevjuht. Eesti Fotofestival tegeleb Eesti fotograafia arendamisega, fotoalaste ürituste korraldamisega, koolitustega ja fotokonkurssidega. Tere, mina olen Lembit Michelson ja Kalev Spa veekeskuses oli 12. detsembril Eesti esimene veefotofestival. Kuigi fotofestivali üritusi on toimunud juba üsna mitmeid, aga see oli järjekorras 4. Ja selle ürituse raames toimus ka veel ööfotokoolitus ja ööfoto siis pildistamine, mis osutus üllatavalt populaarseks ja rahvarohkeks. Nii et oli pärast tükk tegemist inimeste kokkukutsumisega tänaval, et siis asjale reede õhtuks punkt panna, et laupäeva hommikul juba kell 11 uuesti alustada Kalev Spaas. Festivalil olid kohal ka professionaalsed jumestajad ja grimeerijad. Tere, mina olen Merlit Milander, Stagecolori Eesti-poolne maaletooja ja meie võtsime osa toredast üritusest, nagu oli Kalev Spaas toimunud fotograafide ühendusega koostöös veealune pildistamine. Meie eesmärk oli siis katsetada ja proovida uut Stagecolori jumestuskreemi, mis peaks olema veekindel ja püsima ka basseinis, ujudes, saunas käies, trenni tehes. Kõik need kohad, mis on suhteliselt ekstreemsed. Ja meie katse õnnestus 100%. Naisterahvas, keda me kasutasime modellina, käis nii mullivannis saunas, duši all ja veetis seda kõike tehes 3 tundi ja tema jumestus oli täiesti laitmatu. Samuti me teostasime veealuste modellide jumestuse ja kõik pildid tõestavad seda, et need tooted töötavad. See päev kujunes meie jumestajatele samamoodi suure väljakutsena, sest sai proovitud laste peal nii kehamaalinguid, mis pidasid vastu allalasmisi liuvaljal ja mullivanne. Samamoodi me tegime aktimodellile tervenisti kehamaalingu, mis püsis suurepäraselt peale 2-tunnist fotosessiooni. Ja loomulikult need rahulolevad emad, kes imeilusate klaaride nägudega veetsid oma päeva basseinis. Paljud inimesed kindlasti olid üllatunud, kui nad nägid basseini hüppamas ka pintsaku ja ülikonnaga mobiiltelefoniga inimest või siis kleidikeses neiut. Aga see oligi eesmärk, et pildistada selles hoopis teises keskkonnas harjumatus kostüümis inimesi. Kohal oli ka Eesti esimene allveefototehnika müügiga tegelev ettevõttes Kuuba Foto, kes siis esitles kohalolijatele veekindlat fototehnikat ja võimalus oli ka inimestel proovida ja seda rentida. Töötan Sebaks sukeldumiskeskuses administraatorina. Selle ürituse raames toimus meie lastel sukeldumine. Nad tegid jõuluetendust vee all. Mina aitasin neid siis kaldas ja vee all juhendas neid siis nende instruktor Sass. Etenduse sisu on siis selline, et päkapikud toovad jõulukuuse metsast ja hakkavad seda ehtima. Ja tegelused seal on siis veel jõuluvana, kuusk, röövlid ja üks ingel. Ja siis on meil väiksed taevatähekesed, kes norgeldavad ja siis muidugi päkapikud. Päkapikud toovad siis kuuse, ehivad teda natukene, tantsivad tema ümber ja hakkavad jõuluvana ootama. Tuleb jõuluvana, lehvitab neile, proovib hakata neile juba kingitusi jagama, päkapikud nii kangesti juba tahaksid saada neid. Aga siis tulevad röövlid
röövlid kiusavad jõuluvana, võtavad nendelt ära jõulukoti, tema põdra, mis on skuuter ja väike tagaajamine toimub. Ja nagu igas ilusas lookeses on ka ilusad lõpukesed ikka, siis tuleb ingel, muudab need röövlid päkapikkudeks, siis nagu ikka jõuluvana jagab kingitusi päkapikkudele ja ehk siis kes on meil lapsed. Ja saavad ka need taevatähekesed oma kingitused kätte. Järgmisel aastal püüame alustada jällegi uue hooga ja jällegi uutes kohtades. Me kohtume teiega kindlasti Pärnus, me kohtume teiega Ida-Virumaal ja mine tea kus veel. Kohtumiseni järgnevatel fotofestivalidel.